Saame Silverilt küsida ühe tähtsa küsimuse. Kuidas see tunne tegelikult on, et sa tuled vabast ajast oma töökohale? Et see on vist päris hea töökoht. No, võiks nii öelda küll, jah. Ma ei saa väga vinguda töökoha üle. Aga siuke chill on. Kui sa muidu oled harjunud, et sa pead midagi tegema vahepeal või midagi jälgima, et nüüd on mis kellaajal, sa pead minema nüüd kriidi paika panema midagi. See on täitsa teine tunne selles mõttes, et sa tuled siia, chillid, vaatad, naudid. Kas kuidagi nagu vaatad selles mõttes ka teise pilguga, et nüüd nagu, et võib-olla, et siit-sealt saaks midagi nagu paremini teha või kuidagi selline? Mitte otseselt seda, aga näiteks kui mingi auto jääb kuhugi seisma, kui seal mäe otsas oli üks V8 Thunder enne või 3 või 4 vormelit on nüüd laiali, siis mõtled, et nüüd tuleb väike delay, nüüd on vaja need autod kokku korjata ja puksiirid rajale saata. Selles mõttes sa mõtled selle korralduslikule poolele rohkem, kui sa muidu mõtleks. Et see on oma F1 vaadata, see on ka vahepeal mõelnud, nad teevad seda niimoodi. No Silver, sa oled Sim Racingu kaudu tegelikult siin rajal ka reaalselt sellise korraliku võistluspemmiga sõita saanud, et räägi sellest kogemusest natuke, et mis sulle sellest jäi? Sellest jäi teadmine, et ma natukene vist oskan sõita ka, et sai BMW 325 kapi autot proovida, Patsi klassi autot ja sai isegi, ma ütleks, et päris okei aeg sõidetud ja tiim ütles ka nagu, et esimese korra kohta see on väga hea. Et jah, teine kogemus, sa näed asju teiste silmade läbi, kui sa muidu näeksid ja ei ole muidu ju saanud sellise võistlusautoga sõita, et see on hoopis teine tunne kui tänavaautoga sõita ja annab päris palju juurde, kui sa oled Simus sõitnud, siis sa tead juba põhimõtteliselt, kuidas sõita ja selle PEM-iga on veel see trikk, et see on Simus ka täpselt samasugune mood olemas ja see ongi sisuliselt üks-ühele sõita sellega, mis päriselt on, et täpselt oskused kanduvad üle. Seda on Sim Racingu seisukohast, kindlasti propageerimise seisukohast hea kuulda. Aga sina kui, see oli kindlasti üks meeldejääv sündmus sellel rajal, aga sina kui nüüd selle rajad nii-öelda töötaja ka ja kes on siin ilmselt väga palju aega veetnud, et mis on kõige selline säravam ja ägedam mälestus seoses selle rajaga, mis sul üldse on, ükskõik mis capacity's ja kontekstis? Ma arvan, see PEM-i sõit ongi. See oli asi, mida ma olen tahtnud alati teha, võidusõidu autoga sõita ja selle ma sain ja päris äge päev oli. Ja teine küsimus ägedatest rääkides, et kui palju sa ise nagu jälginud Eesti ringrajaskeenet, et kui näiteks küsida, et kes on sinu lemmik või sinu jaoks kõige väljapaistvam Eesti ringraja sportlane, et kas tuleb mingi nimi niimoodi kohe puusalt? Mida võib pakkuda, Romet Reisime mitu korda PEM-iga tulnud meistriks ja Ragnar Simulant on kindlasti huvitav vaadata, tuli kardi pealt 5600 peale ja teeb siin ilma, et neid kahte nime on päris huvitav vaadata, ma ise ka jälgin. Loodame, et sinu puhul võib ka öelda, et tuli Simu pealt näiteks PEM-i peale, nii et väga tore oli. Aitäh!